Annistatud nelipüha. Nelipüha, see on püha vaimu püha ja mina olen siin Saku Kelgumäe otsas. Minu taga peaks paistma Saku kirik ja see, et siin on nii tuuline, siis see sobiks väga hästi minu meelest, sest sõna, mis on tõlgitud vaimuks eesti keeles, see võib ka tähendada tuult või ka hingamine. Ja kui mina mõtlen nelipüha peale, siis esimene piiblitekst, mis mulle pähe läheb, see on Apostlite tegude raamatus 2. peatükis kirjutatud. Kui nelipüha päev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas ja äkitselt tuli taevast kohin otse, kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otse kui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti püha vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Jeruusalemmas oli aga elamas juute, vagasid mehi kõigi rahvaste keskelt, kes on taeva all. Kui nüüd see hääl kostis, tuli kokku nende kogukond ja kõiki valdas hämmastus, sest igaüks kuulis räägitavat oma muret. Aamen. See oli esimese nelipüha ime. Samas päris esimene nelipüha ei olnud, sest nelipüha oli üks vana juutide pidu või püha, kus tähestati seda päeva, kui Jeesus Siinai mäel võttis vastu seadust, 10 käsku Jumalast, kirjutatud kivi sisse 10 käsku. Väga suur oluline sündmus juutide jaoks ja meie jaoks ka kristlikus traditsioonis mängivad just 10 käsku oluline roll, kuigi kristliku pilguga, kui me loeme Vanatestamendi, siis meie jaoks ei ole see siiski täiuslik, see Vanatestamendi seadus, ja isegi Vanatestamendi prohvetid kinnitavad seda, et siin ei ole kõik täiuslik. Näiteks prohvet Jeremia kirjutab selle kohta mitmel kohal ja ta kirjutab 31. peatükist sellest uuest lepingust, mis pidi tulema. Leping muidu ladina keeles on testamentum, et kui me räägime uuest lepingust, siis tegelikult me räägime uuest testamendist. Ja siin Jeremia 31 on niimoodi kirjas: vaata, päeva tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu. Mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptuse maalt. Selle mu lepingu nad murdsid, kuigi ma olin nad võtnud enese omaks, ütleb Issand. Vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune. Ma panen nende sisse oma seadusse ja kirjutan selle neile südamesse. Siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Aamen. See on siis üks nelipüha oluline evangeelium, et Jumal kirjutab läbi püha vaimu oma seadus, oma poja meie südamesse. Jeesus Kristus on ju meie seadus. Ja läbi püha vaimu ta kirjutab teda meie südamesse. Ja kui meie oleme püha vaimuga täidetud, ei ole meil üldse raske Jumala käsku täita. Probleem on vist pigem selles, et me tihti ei ole niimoodi Jumala püha vaimuga täidetud. Ja isegi need, kes väidavad, et nad on väga täidetud püha vaimuga, isegi nemad eksivad. Ehk võib-olla ei ole ka nemad täiuslikult täidetud püha vaimuga. Oluline on olla seal, kus me
kus Jumala püha vaim on. Tähendab, et me oleme ka avatud temale, et me otsime teda, et meil on alati aken või uks lahti Jumala jauks, Jumala püha vaimu jauks. Elame palves, siis Jumal saab meie südamesse kõiki rääkida. Mulle meeldib üks tsitaat ühest eremiidist, vene eremiidist, kelle nimi oli Serafim, ja ta ütles nii, et kristliku elu eesmärk on omandada püha vaimu. Kristliku elu eesmärk on omandada püha vaimu. See mulle meeldib sellepärast, et just siin on fookus, et me peame otsima eelkõige Jumalat. Meie ei pea eelkõige fokuseerima neid 10 käsku, kuigi nad on väga olulised. Aga kui me otsime eelkõige Jumalat, siis tema õpetab meid, ta aitab meid neid hoida, elada nende järgi. Kui me omast jõust proovime elada käskude järgi, siis ei õnnestu. Aga Jumalaga koos on kõik võimalik. Hea Jumal, me täname sind sinu püha vaimu eest. Me täname sind selle eest, et sa ei ole jätnud meid orbudeks siin maailmas, vaid sa oled andnud oma kogudusele, oma rahvale püha vaimu, kes räägib meile sinu sõna. Issand, juhi meid oma vaimuga. Juhi meid teha õigeid otsuseid, jälgida sinu sõna, elada pühaduses puhtalt sinu tahe järgi. Issand, anna meile oma armuannid, täida meid nendega, ehita üles oma kogudust. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma paale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma paale sinu üle ja andku sulle oma rahu Isa, Poja ja Püha vaimu nimel. Aamen.